See on minu jutupulk. See on ühe 380-aastase männipuuaks. Järvseljal saab tutvust teha kuningamänniga, kelle eaks on mõõdetud üle 380 aasta. Oma vanuse kohta näeb see mänd üsna kobe välja. Tüve ümbermõõduga üle 3 meetri ja kõrgusega üle 35 meetri puu ei näita sugugi üleküpsemise märke. Pigem on tegemist oma täisikka jõudnud isendiga. Ma kannan seda pulka kogu maailmas kaasas. Seda on käest kätte antud tuhandete inimeste poolt. Eesti metsatarkused on minuga alati kaasas. See hoiab minu usku, et Eestimaa metsad saavad päästetud. Nii nagu vanasti nimetati rabade looduskoosluse hävitamist maa parandamiseks. Nii nimetatakse tänapäeval metsa lagerdaks raidumist metsa uuendamiseks. Metsa uuendamise puhul on tegemist metsa keskmise vanuse noorendamisega läbi vanemate puude hävitamise. Kui meie maal ei jää enam järele puid, mis oleksid üle 100 aasta vanad, kukub metsa keskmine iga umbes 25-30 aasta peale ja niimoodi meie mets noorenebki. Ja kui kõik mälestused meie iidsetest puudest ja vanadest tammedest on vajunud unustuste hõlma, muutuvad vanemad puud müütideks ja muinasjuttudeks või lastesaadete kangelasteks. Meie lapsed hakkavadki uskuma, et täiskasvanud puu on 50-aastane ja nende lapsed arvavad siis, et juba 30-aastane puu on täiskasvanud. Aga mis sai nendest puudest, mis olid 3000 aastat vanad? Miks nendest ei räägita? Need kõik on kas maha saetud või murdunud, jättes endast maha vaid kännud, mida me nimetame laudmägedeks. Tihti võib näha just sellistest mägedest koskesid välja voolmas. Vesi pääseb nii kõrgel ainult kivistunud puudrenaažidele, mis toob vee 200 meetri kõrgusele. Need kännud on igal pool üle maailma. Me käime nendest mööda ega märkagi, et kunagi sirgusid siin tohutud iidsed puud. Kujutage ette, et kunagi kõrgusid siin maal puud, mis ulatusid 6 kilomeetri kõrgusele taevalaotusse ja kandsid enda peal lugematul hulgal metsloomi ja linde, kes elasid nende puude peal. Tänaseks on nendest liikidest alles vaid kivimid. Aga mis te arvate, kus on tolle ajastu puude kivimid? Miks me leiame fossiilseid jäänuseid loomadest, lindudest, putukatest, aga mitte puudest? Need puude kivimid on igal pool meie ümber. Ja nad on nii suured, et me isegi ei pane neid tähele. Vanasti olid meie metsad täidetud viljapuudega. Džunglis elades saan ma söönuks ja joonuks paljalt kookospalmidest. Seal, kus on kookospalmid, on alati süüa ja juua. Ma olen siin käinud ja vaatan neid mägesid erineva nurga alt ja ma pean teile ütlema, et need ei ole mäed. Tegemist on puudega. Need on vanad puukännud, mis kasvavad siin maa peal, iga nurga peal. Ja kui sa vaatad neid lähemalt, siis need näevad täpselt välja nagu meie metsa kased või männi kännud. Seda on raske uskuda, aga kui sa vaatad lähemalt, siis mul on ausalt öeldes raske uskuda sellist teooriat, mida mulle koolis õpetati, et tegemist on mingisuguste laavajääkidega või mingisuguste maadeformatsioonidega, mis on tekkinud jääaja lõpus. Kuulge, mõelge ausalt nüüd. Kuidas on võimalik, et maa seest kasvab selline jurakas välja, mitmesaja meetri kõrgune, otse taevasse? Seda saab teha ainult puu, ainult elus olen. Ja siin metsas olles ma olen ühest kõige olulisemast asjast enda jaoks aru saanud. Et kui me mõtleme ennast inimesena nagu loodusest eraldi olema, siis me olemegi juba kaotatud, me oleme juba hävinud. Aga kui me hakkame mõistma, et meie elus, me oleme ju elus. Keegi ei saa öelda, et me ei ole elus. Me oleme elus. Sest et ka mets kui loodus
säilitab, see on nagu infopank. Sealt ammutavad infot kõik loomad ja taimeliigid ja see on organism, mis toimib tervikuna. See, et me seda ei näe või ei kuule või ei taju veel, see ei tähenda, et seda ei ole olemas. See on nagu magnetism. Sa ei saa eirata, et magnet töötab, kuigi sa ei näe magnetlaineid. Samamoodi sa ei saa eirata, et mets hingab, kuigi sa seda ei kuule võib-olla. Kuidas see küll rebasega ühesugune on? Või et kuidas sa näiteks selle sama kuusega siin ühesugune on? Siis sinu ühesugusus tulebki sellest, et nii sina kui tema olete elus. Siis tegelikult mets hingab samas rütmis nagu meie. Tema hingab sisse selle süsihappegaasi, mida meie välja hingame. Ja meie hingame sisse selle hapniku, mida mets välja hingab. Meie oleme ka loodus. Me oleme looduse osa. Me oleme elusad organismid, nii nagu mets on elus. Mets on kõige suurem elus allikas. Kõige rohkem on seal elu. Kuskil mujal ei ole, ei üheski linnas. Kõik need mikroobid, kõik need samblikud, samblad, kõik taimed, puud, põõsad, linnud, loomad, putukad. Et see kõik moodustab sellise meeletu elu, mis on omavahel ühenduses, mis meie inimese jaoks, meie mõistuse jaoks on aru saamatu. Kuidas see kõik nagu toimib, aga ta toimib, ta on perfektne ja kui sa lähed metsa, siis sa tunned mingit rahu. Hästi oluline on, et inimesel, minu jaoks, et inimesel et meil säiliks nagu mingisugune terve mõistus ja ka teatud nagu vaimsus või vaimsuse kvaliteet inimkehas, siis selleks on ikkagi väga oluline, et maailmas oleks seda rohelist loodust ja eriti just metsa siin.